ja täna on meil külas Tiina Pärsson Statistikaametist. Mina olen Märt Ridala Data Skyst ja tänases andmetarkuse webinaris siis räägib Tiina, kes on Statistikaameti juhtiv analüütik ja tegeleb selliste huvitavate valdkondadega nagu teadus ja tehnoloogia, IT-kasutus, teadusarendus ja innovatsioon. Tema räägib siis meile sellest, et kui palju Eesti ettevõtetes andmeanalüütikat kasutatakse ja kuidas me seda teada saame, et kui palju seda siis kasutatakse. Nii et palun, Tiina, räägi siis meile andmeanalüütika kasutusest. Tere hommikust ka minu poolt, et tänane teema on siis andmeanalüütika ja kuidas me seda mõõdame. Alustan kohe sellest, et mis on andmeanalüütika ehk see põhialus definitsioon, millest meie uuringus oleme lähtunud. Et meie definitsiooni järgi on siis andmeanalüütika on andmete kogumise, töötlemise ja tõlgendamise protsess, mille eesmärk on leida mustreid ja trende, et teha järeldusi ning toetada organisatsiooni juhtimisotsuste tegemisel. Ja on ka lisamärkus juurde pandud, et andmetega töötamine ilma andmete põhjal juhtimisotsuseid tegemata, näiteks nagu raamatupidamislikele eesmärkidel, ei ole andmeanalüütika. Et see on see põhidefinitsioon, millest me lähtume. Nüüd see, kuidas andmeesitajad seda tõlgendavad, et seda me täpselt ei tea, aga vaatame, mis näitavad meile tulemused. Et miks on andmeanalüütika oluline? Et see põhjuseid on väga palju, et mina olen välja toonud nagu 6 põhilisemat põhjust, miks peaks andmeanalüütikat kasutama. Eelkõige andmeanalüütikale tuginedes saab teha targemaid ja kiiremaid otsuseid, et juhtkond näeb varakult juba trende, olenevalt siis hinnatõusust või nõudluse langusest või hooajalisusest tingituna, või otsused põhinevad tegelikel mustritel, mitte sisetundel. Aitab kaasa andmeanalüütika kulude vähendamisele ja protsesside optimeerimisele. Et näiteks saab tuvastada ebaefektiivseid protsesse või sellega üleliigseid kulutusi koomale tõmmata või avastada tarneahelas olevaid puudujääke. Lisaks võimaldab see soodustada tulude kasvu või paremat müügijuhtimist, et andmed näitavad, millised kliendigrupid näiteks toovad suurimat väärtust ja milliseid tooted saavad teenivad kõige rohkem kasumit. Ja võimalik on ka prognoosida nõudlust ja planeerida siis varusid või müüki täpsemalt. Kindlasti aitab see kaasa paremale kliendi kogemuse saavutamisele ja saab ka personaliseerida oma kliente, et näiteks jälgides kliendi käitumist ja ostumustreid ja tagasisideanalüüse, võimaldab see siis pakkuda täpsemaid ja personaalsemaid pakkumisi oma klientidele ja samuti saab siis teha personaliseeritud teenuse pakkumist siis läbi lojaalsuse või kordusostude. Analüütika aitab kaasa ka riskide vähendamisele ja turvalisusele kindlasti, et avastada kahtlasi tegevusi, kas siis krediidiriske või turvarikkumisi. Ja samuti saab kiiremini siis reageerida turumuutustele, et on pidevalt kohe ülevaade oma tegevustest, klientide käitumisest, et saab kiiresti reageerida turumuudatustele ja hoida siis konkurentsieelist. Nüüd, kuidas seda vajadust määrata, et miks meil on vaja omada ülevaadet andmeanalüütika kasutamise osas? Et Statistikaametisse jõuavad need teemad läbi tegelikult erinevate direktoraatide. Et tavaliselt meie töögruppidele annavad suuniseid just direktoraadi esindajad ja üks olulisemaid, kes meile nagu suuniseid ette annab poliitika kujundamise eesmärgil on DigiConnect, et olen siin lisanud slaidile ka väljavõtte, et nende poolt tulevatest soovitustest, et milliseid IT-valdkonna teemasid peaks käsitlema ja nende seas on siis lisaks ka siin pilveteenustele ja AI tehnoloogiatele on andmeanalüütika ka välja toodud väga olulise näitajana, mis tegelikult siis liigub edasi
sellises dokumenti nagu Digital Decade, mis koosneb siis DESI-indeksist, kus siis igat kogutavat näitajat seiratakse ja selle põrral tehakse järeldusi. Meie töökorraldus saab siis alguse tegelikult niimoodi, et kui nüüd on direktoraatide poolt ette antud teemad, mida peaks nagu infotehnoloogia valdkonnas uurima, siis nende teemadega jõutakse edasi Statistikaameti katusorganisatsiooni poole, mis on Eurostat, ja teemad tuuakse liikmesriikide töögrupis lauale ja siis ühtse konsensuse alusel vaadatakse teemad üle ja hakatakse siis otsustama sellise sõnastuse üle, mis sobiks nagu uuringusse lisada. Tegelikult on nii, et meile olemas ka katusõigusakt, mis määrab ära iga uuringu puhul just ettevõtluse valdkonnas, et kuidas peab uuringuid läbi viima, see metoodika pool, siis kohustus, kuidas nagu tagada andmete kvaliteet, millised on edastamistähtajad, need on kõik nagu põhiaktis välja toodud ja see kehtib meil aastast 2019. Nüüd, kui teiste ettevõtlusuuringute puhul on üldjoontes teada ka need kogutavad näitajad, siis infotehnoloogia valdkond käitub veidi teisiti, et teatavasti selles valdkonnas toimuvad muutused väga kiiresti ja neid ei saa nagu ühe konkreetse õigusaktiga paika panna, nii et need jäädavalt kehtima jääks, et kuna need muudatused aasta-aastalt muutuvad, siis tegelikult igal aastal võetakse vastu eraldi rakendusmäärus, mis määrab ära siis järgnevaks aastaks nagu need olulised näitajad, mida peaks uuringus vaatlema. Ja osade näitajate puhul toimib see nii, et need on aasta-aastalt ühed ja samad, aga osadel muutujatel või näitajate puhul tegelikult siis need teemad vahelduvad siin kas üle 2 aasta või tuleb jälle mingi teema väga päevakorral, et poliitikakujundajad vajavad kohest infot selle kohta, siis see tuleb jällegi uue teemana sisse. Et sedasi toimetame siis meie nende regulatsioonide põhjal ja koostöös siis meie katusorganisatsiooni Eurostatiga, kes siis koordineerib kogu seda tegevust, et meie nagu liikmesriikina oma töögrupis saame kaasa rääkida kuigivõrd selles osas, aga üldjuhul see teemade plokk ikkagi pannakse paika seal kõrgemal pool ehk direktoraatide tasandil selle vajaduse osas. Nüüd, kui enne sai mainitud, et direktoraadid vajavad andmeid selleks, et seirata indikaatorid, mis lähevad Digital Decade'i, siis ma olen siia slaidile välja võtnud konkreetselt andmeanalüütika teema, et kahjuks ei ole veel DESI-indeksisse värskemad andmed 2025 aasta kohta jõudnud, sest Eurostat avaldas liikmesriikide andmed alles eelmisel nädalal ja tõenäoliselt DESI-indeksisse pole veel värskemad andmed sisse jõudnud. Et siin on pilt 2023. aasta seisust Euroopa Liidu liikmesriikide seas, et seis on siis selline, et Euroopa Liidu keskmine andmeanalüütika kasutamise ulatus oli 33%, et Eesti on natuke tagapool olnud oma 25%-ga. Siin juures on ka lisatud mul slaidile link, et kes ei ole varem DESI-indeksiga kokku puutunud, soovitan vaadata, päris huvitav kompleks erinevaid indekseid väga palju. Ja iga indeksi juures on välja toodud ka see metadata pool, et mida see näitaja endas sisaldab ja samuti on toodud juurde ka andmeallikas, kust andmed on võetud. Et DESI-indeksi tegelikult lähevad andmed nii meie infotehnoloogia kasutamine ettevõtlusuuringust, tegelikult on olemas meil ka infotehnoloogia kasutamine leibkonnas, et osad näitajad võetakse üle ka sealt, siis tehnilise järelevalve andmetest tulevad osad andmed ja mõningaid näitajad kogub Euroopa Komisjon ka ise. Nii et see on päris suur niisugune mammutindeks, et
ja seda saab nagu vaadata siis aastate lõikes ja liikmesriikide kaupa, nii et väga huvitav materjal. Selles Digital Decade'is nüüd konkreetselt lähtuvalt andmeanalüütikast on tegelikult pandud paika selline trajektoor, et Euroopa Liit näeb, et Euroopa Liidu keskmine andmeanalüütika kasutamine ettevõttes peaks 2030. aastaks jõudma siis sellele tasemele, et 75% ettevõttest kasutaks andmeanalüütikat oma tegevuses. Et allpool on näha sirgejoon, mis tugineb nüüd nendel andmetel, mis on varasemalt kogutud, et paraku siin tõesti veel 2025 seisu ei ole, et on trajektoori viimane aasta on aastast 2023, et selle järgi hetkel tundub, et see eesmärk sellise kiirusega me sinna ei jõua, kuid etteruttavalt võin öelda, et lõpus me jõuame tulemusteni, mis on ka Euroopa tasandil eelmisel nädalal avaldatud, et võib-olla siiski natuke see trajektoor tõuseb kiiremas tendentsis ülespoole, kui siin pildil see välja paistab. Ja taaskord on lisatud juurde link, millelt saab siis seda infot ka ise vaatama minna. Mis pean ka selle slaidi puhul veel ütlema, et kui meil on andmed tegelikult andmeanalüütika kohta aegreana väga lühikese perioodi, 2023 oli teema uuringus ja taaskord nüüd 2025 ja järgmine aasta 2026 ka, kuid 2016, 17 ja 19 oli uuringus küsimus big data kohta ehk suurandmete analüüs. Ja tegelikult see suurandmete analüüs on üks osa andmeanalüütikast, et andmeanalüütika on natuke laiem kui big data, et siis kui esialgu need suurandmete küsimused meie uuringusse tulid, siis tegelikult ka liikmesriikidel ja ka meil endal, et see tase ettevõtetest oli suht madal, seal Eestis oli see kuskil 5% puhul ettevõttest, kes kasutas suurandmete analüüsi. Aga muidugi siin on ka seda ajaraami vaja jälgida, et 2016 oli esimene, et päris palju on aega mööda läinud ja tõesti andmeanalüütika on ka laiem mõiste kui ainult big data. Mõne sõnaga võib-olla ka sellest, et kuidas nagu, kui meil on nüüd teada, mis küsimusi uuringuga koguda tuleks, et protsess käib iseenesest selliselt, et Eurostat siis annab igale liikmesriigile ette selle küsimustiku vormi, mis on siis ingliskeelne, iga liikmesriik siis tõlgib selle oma keelde. Edasi järgneb juba küsimuste testimine, et me oleme kasutanud ka küsitluslabori võimalust, et me testime valikuliselt küsimusi erinevate valikettevõtete pealt, nii suurtelt kui väikestelt. Oleme ka IT-valdkonna ettevõtetelt ja ka teistest valdkonnadest ettevõtete peal testinud, et kuidas küsimused töötavad, kas nad on üheselt arusaadavad. Et see on päris keeruline, et kui seal IT-valdkonna ettevõtted ütlevad, et see nii lihtne, et seda saab küsida teisiti, siis tihti me näeme seda, et mõne teiste valdkonna ettevõtete puhul peab olema seda selgitust natuke rohkem, et need arusaamad on erinevad ja mis muidugi on hästi oluline ka, et tegelikult me ei tea alati, kes on meie vastaja. Kuigi see uuring on suunatud nagu ettevõttes olevale IT-inimesele või IT-juhile või kes on nagu rohkem IT-valdkonnaga seotud, sest küsimustik on aasta-aastalt järjest tehnilisemaks läinud. Aga paraku me näeme seda, et tegelikult valdavas osas just nende väikeste ettevõtete puhul satub vastajaks raamatupidaja. Et seal võib tekkida ka olukord, et kuidas raamatupidaja seda nüüd tõlgendab, aga samas andmeanalüütika on üsna oluline ka just nagu finantsanalüüside puhul, nii et seda me täpselt ei tea ja ei näe, aga nagu siin välja on toodud, et valim on meil päris suur. Et nüüd 2025. aasta valimis kogum on kuskil üle 6000 ettevõtte, ligi 7000,
kõiki me uuringusse suunata ei saa, et me peame seal tegema valiku ja valik toimub siis niimoodi, et 10 kuni 49 hõivatuga ettevõtete puhul me teeme juhusliku valime, et satuvad valikusse siis tõesti juhusliku meetodi alusel välja sõelutud ettevõtted ja 50 ja enamaga hõivatud ettevõtteid me vaatame siis kõikselt ja proportsioonid siis eelmise aasta uuringus olid järgnevalt, et valdava osa ehk 62% siis uuringus osalenust olid juhusliku valikuga sisse sattunud ja 38% olid need kõiksed osa. Et valiktegevusalad on meil ette antud Euroopa regulatsiooniga. Need on slaidil välja toodud mustaga, need on kohustuslikud tegevusalad, mida peaks nagu uurima. Et siiani oli meil endal ka Eesti vajaduste tarbeks lisatud täiendavad tegevusalad, mis on slaidil sinisega, et põllumajandus, mäetööstus, finantskindlustus, haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, kunst, meelelahutus, et need olid täiendavad tegevusalad siis meie enda vajaduste tarbeks ja kindlasti pean ütlema seda, et kui nüüd võrrelda neid andmeid Eurostatiga, siis mingi väike protsent tekib erinevust just selle tõttu, et Euroopasse me neid vabatahtlikult kogutud tegevusalade kohta infot ei edasta, vaid ainult nende kohustuslike osa kohta ja see väljund, mis nüüd Eurostat kokku paneb ja avaldab oma veebilehel, et see on siis ilma nende täiendavate tegevusalastega, et tavaliselt seal mingi väike protsendi erinevus võib tulla sellega võrreldes, mis me ise oma andmebaasis avaldame. Nii palju sellest taustametoodikast ja tõesti uuringusse nagu kohustus ja määrus ette näeb, kaasame 10 ja enama hõivatuga, et mikroettevõtteid me uuringusse ei võta just eelkõige selle halduskoormuse tõttu, et see ei ole ka võimalik nii palju ettevõtteid. Aga tegelikult on valim päris esinduslik, et ja tagasiside, mis me saame sellest 3400 ettevõttest meil laekumise protsent on püsinud seal 85–86%, et mis on päris hea tulemus, et selle põhjal mingeid järeldusi teha, ma arvan, et see on päris hea populatsioon, mille põhjal siis midagi järeldada, et kuidas see suund on kulgenud. Et uuringus oli 3 küsimust andmeanalüütika kohta, et oli küsimus, et kas andmeanalüüsi teevad ettevõtte oma töötajad, juhul kui seda teevad, et millistest allikatest pärinevatele andmetele nad tuginesid, et kas need olid tehinguandmed, kliendiandmed, sotsiaalmeediaandmed, veebiandmed, asukohaandmed, nutiseadmetest või anduritest pärist andmed, riigiasutuste avaandmed või satelliidiandmed. Ja 3. küsimus oli, et kas ettevõte kasutab ka välisteenuse pakkujat, kes teeb ettevõtte jaoks andmeanalüüsi, et seda võib teha siis nii ettevõtte enda andmete kui ka väliste andmete põhjal. Et sellised 3 küsimust jooksid ka tegelikult 2023 aasta uuringus ja samad küsimused siis kordusid 2025. aastal. Ja nüüd siis jõuamegi kohe tulemusteni, et selline pilt avaneb, et jätsin võrdluseks meelega ka 2023 aasta tulemused kõrvale ja pilt oli tegelikult päris üllatav, et kui siin 2023 võis juba näha, et infotehnoloogia ja sidevaldkonnas ja finants- ja kindlustussektoris oli andmeanalüütika päris nagu kõvasti kasutusel, siis mõningates sektorites, siis see kasv, mis 2025 ei ole sugugi nii suur, kuid osadel tegevusaladel on tegelikult hüpe olnud päris suur. Ja taaskord nüüd tuleb jõuda selleni, et me ei tea ju väga täpselt seda tausta, et eeldada võib, et ükski ettevõte ei saa toimetada ilma, et ta andmeanalüütikaga ei tegele, et need põhjused, mis eelpool said mainitud, et see on väga oluline ettevõtte tegevuse osa.
Teiseks on tulnud igasuguseid tehnilisi võimalusi juurde, et kui 2023, 2 aastat tagasi, et ajanihem kasvõi mängib rolli ja kindlasti on väga suur roll ka sellele, et kuidas on vastaja sellele andmeanalüütika küsimusele vastanud, kuidas tema on seda enda jaoks lahti mõtestanud. Et seda me sisse ei näe, ei saa ka millegi järgi kontrollida, aga kuna see populatsioon on päris suur ja vastused niimoodi on tulnud, siis me saame eeldada, et see suund on ikkagi õige. Ja tegelikult mõeldes sellele, et ilma andmeanalüütikata tegutsemine on ettevõttel päris keeruline, siis see kasv võiks isegi olla veelgi kiirem. Et tegelikult on päris huvitav, mis nüüd järgmise aasta uuring meile näitama hakkab. Et siin oli ülevaade tohutud tegevusaladest just nagu tähetasand, MTAK-i, mis on siis tegevusalade klassifikaator tähetasandi järgi, aga eraldi tõin välja ka töötleva tööstuse, mis siin pildis on tegelikult ka päris suure hüppe teinud võrreldes 2023. aastaga. Ja kui me nüüd vaatame töötleva tööstuse sisse natuke detailsemalt, et igat sektorit eraldi, siis siin nagu see käitumismudel on suht sarnane, et ei ole mingeid väga suuri erinevusi just nende tööstustegevusalade lõikes, et võib-olla tekstiilitööstus on siin natuke erilisem võrreldes ka 2023. aastaga, kus nüüd 2025 kasv on natuke suurem kui teistel. Et muidugi arvuti elektroonikatööstusel oli see ka juba 2023 oluliselt kõrgem võrreldes teiste töötleva tööstuse sektori ettevõtetega. Kui nüüd vaadata, kuidas andmeanalüütikat on kasutanud ettevõtete jaotatuna suurusgruppide lõikes, no suurte ettevõtete puhul pole küsimustki, siin ikkagi valdav osa on andmeanalüütika kasutajaid ja väikeste puhul me näeme ka, et kasv on päris märgatav olnud, et juba küündib sinna poole kasutajate 50%-ni, et veel on maad minna, aga tõus on päris märgatav olnud. Ja kolmas küsimus, mis siis oli, et kas andmeanalüütikat, teine küsimus, mis küsimustikul oli, et milliste andmeallikate põhjal andmeanalüüsi on tehtud, siis esikohal muidugi on tehinguandmed. Et need on siis erinevad andmed, kas siis veebipoe müügi või maksete kohta või andmed ettevõtte ressursside planeerimise süsteemist ja muu sarnane. Teisel kohal on kliendiandmed, et erinev kliendi ostuteave, asukoha, helistuste kohta, klientide tagasiside kindlasti, otsingud kliendi suhete haldussüsteemist või ka oma veebisaidilt. Mis on nagu huvitav, et kui 2023 oli 3. kohal ka veebiandmed, siis selle aasta uuringu tulemuste põhjal 3. kohale kerkisid riigi asutuste andmed, ehk need on siis erinevate registriandmed, erinevad andmebaasid, transpordiandmed, eluruumide või hoonete andmed ja muu sarnane. Et kõige vähem on kasutatud muidugi satelliidi ja andmeid, et ka nutiseadmetest on andmeid nutiseadmete ja andurite andmeid päris poolega kasutusele võetud, aga siiski tagasihoidlikumalt. Nii et tegelikult kokkuvõttes, kui vaadata, millised tegevusalad rohkem andmeanalüüsiga tegelevad, siis nagu paistab ka välja, et nendes sektorites, kus on nagu suuremad kliendibaasi andmed, need olid ka eespool, eks ole, ja just, et need tehinguandmed ja kliendiandmed, et selle põhjal võib järeldada, et see suund ikkagi andmeanalüüsi kasutamisel on täiesti loogiline. Ja kolmas küsimus oli siis selle kohta, et kas ettevõtted kasutavad ka väliste teenusepakkujate andmeanalüütika puhul, et kas siis andmeanalüütikat tehakse ettevõtte enda andmete peal või ka väliste andmete põhjal, et siin taaskord jällegi suurem kasutaja on finants- ja kindlustussektor, aga ka teistes sektorites on kasutusel, mitte küll nii palju, aga siiski ka kasv
kasv võrreldes 2023. aastaga on täiesti olemas. Ja nüüd siis jõuame selle osani, et kuidas Eesti paistab siis välja selles pildis, mis Euroopa Liidu liikmesriikides toimub. Et ma mainisin korra, et värsked andmed tulid välja just eelmisel nädalal. Eurostat avaldas oma veebilehel 2025. aasta uuringu tulemused. Ja pilt on päris üllatav, et selleks päris valmis ei olnud, et Eesti on päris tugevalt pingerea esiotsas, et liidriks on Taani, kellel 50% ettevõtteid tegeleb andmeanalüütika, just ettevõtted ise, kus oma töötajad tegelevad andmeanalüütika. Ja Eesti on siis pürginud teisele kohadele jagades siis 49%-ga teist ja kolmandat kohta koos naaberliigi Leeduga. Et Euroopa Liidu keskmine andmeanalüütika kasutamise protsent on 33, et seda mõjutab see tagumine pool, kus andmeanalüüs pole nii levinud, aga tõesti see pilt oli küllaltki üllatav. Nüüd huvi pärast panin eraldi slaidiga võrdlusena, et kuidas nagu liikmesriikidel on muutused võrreldes 2023. aastaga. Et silma jääb see, et Eesti käitumine on küllaltki erandlik, et kasv on päris hüppeline ja meiega sarnane on tegelikult Tšehhi, kellel ka 2023 oli siiski see tagasihoidlikum, seal 20% kandis, alla 20%, et praegu on hüppe päris suur, aga samas on ka kummalised kohad, näiteks need, kus näiteks Ungari või siis Horvaatial, et pigem on toimunud langus. Ja võin kohe öelda, et seda on meil töögruppidel ka aruteluks olnud, et ikkagi see andmeanalüütika mõiste, kuidas liikmesriigid seda nagu oma uuringus on suutnud selgitada, sest üks asi on ingliskeelse versiooni ümbertõlkimine vastavasse keelde, aga kuidas seda ka nagu oma küsimustikul esitatakse, nii et ta oleks üheselt mõistetav, need selgitused, mis juures on, näited, mis juures on, et väga palju nüansse, mis mõjutavad ja kindlasti see, mis ma mainisin ka eelpool, et kes on see vastaja, kuidas tema sellest aru saab, et seda me ju ei näe ja ei tea, aga jällegi tuginedes sellele päris suurele populatsioonile, keda me uurime, et väga nihkes need andmed olla ei saa, aga tõesti küsimus on, et ka Euroopa Liidu tasandil, et seetõttu on võetud vastu otsus, et andmeanalüütika kohta järgmise aasta uuringus kogutakse veel andmeid ja siis 2027 võetakse korra see moodul oma küsimustega välja uuringust ja Eurostat kavatseb nagu andmeanalüüsi osas teha analüüsi, et vaadata ja konsulteerida liikmesriikidega, et kas on midagi vaja muuta või mismoodi see edasi hakkab toimima. Aga selline see pilt siis praegu välja paistab ja kõige lõpetuseks on välja võetud ka slaid selle kohta, kuidas siis andmeanalüüsi Euroopa Liidu liikmesriigid on teinud, kui kasutatakse väliseid teenusepakkujaid, et siin on Eesti positsioon suht sarnaselt Euroopa Liidu keskmisele. Eestvedajad on seal ikkagi Taani, Holland, Belgia, ka Soome. Et võt selline põgus ülevaade tulemustest. Loodan, et pakkus huvi ja üllatusmomente oli kindlasti ka. Et tänan teid kuulamast, et minu poolt praegu kõik, et kui on küsimusi, siis olen valmis vastama. Jah, siin paar küsimust või kommentaari on Jüri Õemalt, ja kui teil on kuulajatel veel küsimusi, siis kirjutage sinna Q&A või K ja V chati. Esimene mõnes mõttes kommentaar on siis see, et kes peaks ikkagi see vastaja olema, et kas IT-töötaja ikkagi on kõige õigem vastaja või tootmisteenusettevõttes peaks äkki ikkagi olema tootmis- või põhiprotsessi juht.
Ja noh, selge on see, ise ka niimoodi ettevõtjana või ettevõtte juhina tean, et Statistikaameti küsitlus lükatakse raamatupidajale, et vasta siis sellele ka, aga kuidas õigem oleks, et kas see on IT või peaks olema see? Me tegelikult eeldame jah, sest no, et andmeanalüütika, need 3 küsimust on ainult üks osa, aga tegelikult ju küsimustik sisaldab väga palju erinevaid teemasid, et seal isegi on vaja raamatupidamispoolt küll, näiteks e-kaubanduse andmetel, kus on tegelikult vaja ka rahalisi näitajad, et seal on kindlasti vaja ka finantsi poolt juurde. Aga no näiteks kõik need tehisintellektid või robootikad või sellised teemad, et no võt, kas alati raamatupidaja nagu valdab seda, et ja me näeme ju ka sellist asja, et väikefirmade puhul, kus raamatupidamisteenust ostetakse sisse, see on veel kõige suurem murekoht, et siis see vaene raamatupidaja ei pruugi üldse teada, et nüüd oleneb sellest, kuivõrd aktiivne on, et kas ta siis pöördub juhi poole ja palub abi, et palun aidake täita, et no, see on suhtumise küsimus, et kuidas seda on lahendatud. Et siis eesmärk on tegelikult ju õiged andmed saada. No absoluutselt. Ja siis ega peab vastama see, kes teab. Et miks see on oluline, et nagu ma mainisin, et see digital decay, kus see DESI-indeks on tegelikult väga oluline indeks, mida seiratakse, et meie ministeerium jälgib ja selle järgi ju tehakse oma arengukavasid ja suunitlusi, aga Euroopa pildis ka, et ta on ikkagi väga-väga oluline asi, et mis näitab, kuidas meil riigina kulgeme, et jah, et seda on võib-olla raske omata, et see ettevõte tahab näha kasu kõigepealt, kuidas temale nagu see mõjuks, et see Euroopa jääb kaugeks, aga tegelikult see ühe väikse ettevõtte panus ka sellesse uuringusse, et kui nad saaks nagu süveneda ja püüda korrektselt vastata, siis see mõjutab ka päris palju, et ikka meie tulemused. Teine küsimus või kommentaar on selle kohta, et siin oli küsimus, et kas kasutatakse nutiseadmete või anduritest tulevanevaid andmeid ja iseenesest nutiseadmete puhul on see vähene kasutus võib-olla tingitud isikuandmekaitse regulatsioonidest, aga ka see mõte, et miks need 2 asja koos on, et iseenesest andurid ju võivad olla täiesti anonüümsed, mingi tehases mõõdavad, ma ei tea, palju seal tootmist kuskilt läbi läheb või et siis see on natuke teine asi või kui nutiseadmed või kuidas see, miks nad koos on? Võt, see on hea küsimus, vastuse jään võlgu, see on nagu meile ette antud sellise positsioonina, aga me võime seda näiteks täiesti vabalt oma töögrupi viia, öelda, et me oleme sellise tähelepaneku saanud, et võib-olla oleks mõttekam lahku lüüa, et jah, aga praegu ta on täpselt vastab sellele, mis meile nagu ette on antud Euroopa poolt, et kuidas see positsioon oli küsimustikule pandud. Ma ei tea, lõpetuseks võib-olla selline küsimus, kommentaar, et kuidas siis tunne on, et kas Eesti oli nüüd uues edetabelis nagu Euroopa paremuselt teine, eks ju, peaaegu Taaniga samal tasemel, et kui teie kui eri riikidest statistikud vaatate seda, et kas see on päriselt nii või siis on väga suur kahtlus, et andmed ikkagi, küsitlus on nii palju erinev ja et Ungari kuidagi müstiliselt kukkus kuskile. Jah, see Ungari ja Horvaatia on ja tõesti kummaline natuke ja, aga mina siiski olen ikkagi veendunud, et nagu ma rõhutasin ka, et see populatsioon on päris suur, et see trend, et kui seal ongi mingeid väikseid niisuguseid kõrvalekaldeid, aga nii suure kogumi puhul see ei saa olla nagu vale. Ja kui vaadata, kes on need tegijad, suurusgrupid, tegevusalad ja milliste andmete pealt, see tundub nagu väga loogiline ja me näeme ju, et see tegelikult peakski selles suunas minema, sest eesmärk on ju ka, et ikkagi püsida konkurentsis ja ennetada kiirelt, eks ju, igasuguseid muid probleeme. Aga tõesti, et me oleme ka Eurostatilt saanud küsimuse, kui me oma andmeedastuse tegime, et nad jälgivad ju väga teraselt ka seal 5%-ga muudatusi, tõusud, langused, pead andma põhjenduse, no et mis me oskasime öelda, et meie mingeid anomaaliaid ei tuvastanud, et tuginedes sellele infol, mis me oleme kätte saanud, et me loodame, et meie andmed või eeldame, et meie andmed on tegelikult usaldusväärsed, et olime valmis need avaldama andmebaasis ja lubasime avaldada ka Eurostatis. Aga tõenäoliselt ma mõtlen, et
huvitav moment saab olema järgmine aasta, 2026, kui nüüd on aasta veel mööda läinud, et kuidas nüüd see trend liigub, et aegrida peab ikkagi olema pikem, et see 2 aastat, et see on alati keeruline ja esimene aasta on alati selline, et kuidas see küsimus tööle läheb, eks ju. Teine aasta on juba see, mis küsimus on sisse töötanud ja nüüd 3. ja edasi, eks ole, hakkab kinnitama seda mustrit, kuidas see käitumine liigub, nii et aegrida on analüütiku jaoks ääretult oluline, et siin 1-2 aasta põhjal nagu mingeid järeldusi teha on väga keeruline. Aga kui sa küsisid, et kuidas tunne on, muidugi on tunne hea, et alati ju ikka naabritega, et kas paremini kui Läti, Leedu või Soome, et me oleme ikka ju samas nagu väljas, et ikka jälgitakse, et kuidas läheb. Ja neid andmeid saavad kõik vaadata, et need on avalikud. Andmed on avalikud jah, et meie andmebaasis infotehnoloogia kasutamise all, aga siis kindlasti see, et kui keegi hakkab võrdlema nüüd Eurostatiga, et mingi väike protsendi erinevus võib tekkida just sellest, eks ole, et need osad täiendavad tegevusalad, mis me oleme Eestis sisse võtnud, no näiteks see finants ja kindlustus, mis väga palju ju ka mõjutab, et siin võib väike mõju olla nende andmete erinevuses, et Euroopasse lähevad ikkagi ainult need näitajad, mis nende tegevusalade järgi on kohustuslikud. Ja mõte ongi see, et need küsimused peavad olema ühesed, see populatsioon, tegevusalad, eks ju, et nad olekski rahvusvaheliselt võrreldavad, muidu ei saa ju võrrelda. Et see on hästi oluline. Hästi, aga suur tänu siis Tiina täna rääkimast meile väga olulisel teemal. Tore, et andmeanalüütika on järjest rohkem ja rohkem kasutuses, see on ainuõige tänapäeval. Ja soovime siis kõigile andmetarkuse võrgustiku liikmetele ja meie kuulajatele ilusaid jõule, head uut aastat. Me oleme vahepeal väikesel jõulupuhkusel ja järgmised need webinarid ja seminarid siis jaanuaris. Suur tänu, head aega! Aitäh, kõike head!